tsöliaakia haigusega siis kaasneb see, et inimese peensool hävineb, peensoole hävinevad, aga kuna peensoole kaudu kogu organismi omandub siis toitained ja mineraalained, siis tegelikult tekibki nende vaegus ja siis selle tagajärjel on tegelikult öeldakse, et tsöliaakia on kogu organismi haarav haigus, sest et inimesel tihtilugu on siis, kas tal võivad olla kõige, ütleme lihtsamad on siis see kõhulahtisus, kõhupuhitus seal, inimesed kaalulangus, väikestel lastel siis tõesti nii, et on selline kasvupeetus, aga üha enam ja enam on sellist haigust siis, et tsöliaakia A-tüüpilist vormi, mis siis tegelikult inimesed üldse nad ei oskagi seda kahtlustada ja perearstid täpselt samamoodi ja gastroenteroloogid. Ja inimestel tekibki siis see olukord, et kus nad jäävad tihtilugu ilma diagnoosita. Aastaid ja aastaid meil jõuavad tsöliaakia seltsi inimesed, kes on tõesti 70-aastased ja nad on alles hiljuti selle diagnoosi saanud ja siis nad räägivad oma nendest vaevustest, mis neil on terve nende aastakümneid olnud ja siis nad arvavad, et tegelikult see tsöliaakia on neil võib-olla juba ei tea, kui kaua aega olnud, aga lihtsalt arstid ei ole tulnud selle peale, et seda diagnoosida üldse, et neid proove teha, sest tegelikult on see väga lihtne. Tuleb minna lihtsalt ka tänasel päeval, perearst teeb selle vereanalüüsi, võtab need proovid ja kui tekib kahtlus tsöliaakiale, siis tuleb kindlasti teha biopsia. Enne seda gluteenivaba dieeti pidada ei tohi, sest siis ei ole need andmed tõesed, et igal juhul tuleb siis laste biopsia teha, et sealt on siis näha, kui kahjustunud ka näiteks inimese peensool on. Et ka on tegelikult tänasel päeval tihtilugu ka nii, et vere üldse ei näitagi seda, et näitab ainult see peensoole biopsia tegemine, et inimesel on tsöliaakia. Ja kui on tsöliaakia, siis on tegelikult ainuke ravi on terve elu 100% gluteenivaba dieet. Et sellepärast ongi hästi oluline see diagnoos saada, sest et need inimesed, kes nüüd ise peavad, heaks arvavad lihtsalt, et nad ei tarbida gluteeni, siis tegelikult nende puhul ei ole see 100% terve elu üldse oluline. Et mõni võib-olla peab seda aasta-kaks, võib-olla mõni on niimoodi, et ta lihtsalt ei pea seda nii 100%, vahel ikka patustab, sööb siin tordilõigu või midagi, et aga need, kellel on tsöliaakia, siis olenemata, kas oled imik või tõesti kõrges vanuses, et siis tuleb seda pidada absoluutselt kogu aeg. Ja sellepärast on tegelikult hästi oluline jälgida igapäevaselt ükskõik kus ja mida sa sööd, et sa pead kogu aeg jälgima seda koostist, et kui see diagnoos antakse tavaliselt, pannakse inimesele, siis tavaliselt inimesed tegelikult saavad šokki, sest et mina ka ma mäletan seda, et mina, kes ma olen suur maiasmokk ja ma olin terve elu söönud leiba iga toidu kõrvale, siis ma mõtlesin ka, et ma vist enam ma ei saagi mitte midagi enam süüa, et lihtsalt ei olegi võimalik ja sel hetkel tõesti ega eriliselt ei olnudki midagi selle riisikakuga lihtsalt pidi siis läbi jääma, et panid mikrooni veel sinna juustu peale, see sulas ära, siis see tundus, et seegi on natuke parem, et kui mingisugune tavaline see kuivanud riisikakk lihtsalt, et see oli ikka kohutav aeg tegelikult, et kui mõtled. Et aga selles mõttes, et tegelikult kui sa niimoodi hommikust õhtuni oled harjunud sellega, et sa seda koostist loed, siis sa lõpuks harjud sellega nii ära. Ja peab ütlema, et tegelikult mu toidulood on palju tervislikumaks läinud, sest et kui ikka lugeda, mida kõik need toitained sisaldavad või need toiduained, et siis tegelikult ega paljusid asju enam osta ei taha ka. On hästi oluline jälgida muidu ka seda, et see tootmisprotsess, et alates sellest, et kui juba see vilja seal jahvatamisest, eks ole, veskites kuni tarbijani jõudmiseni on tegelikult hästi-hästi oluline, et see oleks kõik toimuks tõesti niimoodi, et ei tekiks ristsaastumist kuskil. Ja tegelikult kõige mõistlikum ongi, et see ka need koogid ja küpsetised, mida müüakse, et ta tegelikult jõuaks pakendatult, sest et tihtilugu müüjad lihtsalt teadmatusest tekib see, et nad panevad samadele kandikutele need koogid nende tavakookidega ja sel juhul tõesti, kuigi ma olen isiklikult väga ja väga paljude inimestega rääkinud sel teemal, siis sellegi poolest ikkagi, ütleme, et kaupluse juhataja ütleb jah, ta räägib klienditeenindajatega, aga kahjuks need inimesed ka pidevalt vahetuvad, et siis ikkagi juhtub seda, et pannakse see gluteenivaba kook ja gluteeni sisaldav kook ühte karpi, mis on täiesti keelatud või seesama koogi alus või see tordilabidas, et see kõik peab olema tegelikult eraldi, et selles mõttes on palju lihtsam ja kindlam oleks, kui see kook oleks või ütleme ükskõik ka siis pitsa või leib või sai, et oleks kindlasti üldse juba pakendatud. Ja muidugi
noh, tsöliaakia haigele on kõige olulisem see tegelikult kõige kindlam asi, kui sellel tootel on peal gluteenivaba märk. Et tegelikult meil on ju olemas nõustamiskabinet ja nii palju, kui mina kokku puutusin inimestega, kes seal käisid, siis absoluutselt kõik olid ka psühholoogiliste probleemidega, kõik olid psühhiaatrid külastanud, kellel olid ärevus, kellel paanikahäired ja kahjuks mitte ükski nendest meie psühhiaatritest selleni kahjuks ei ole veel jõudnud, et nad oskaks kahtlustada tsöliaakiat, aga tegelikult nad on väga palju omavahel seotud. Isegi soovitatakse autistidele ja Downi sündroomiga inimestele seda gluteenivaba dieeti, et nende sümptomid ikkagi paranevad, et isegi skleroosis multiplex, mis on ka tegelikult neuroloogiline haigus, et tähendab, need on kõik omavahel seotud, sest see ongi see, et inimene on ikkagi ühtne tervik ja kui tal mingisugustest ainetest, ütleme nendest vaegus on, siis täpselt nii need B-grupi vitamiinid ja kõik, mis on tegelikult ju ajutegevusele, kõik on vajalik, on ju, siis jääbki see, tõesti tekibki vajaka ja tekivadki igasugused närvihädad täpselt samamoodi, sest et väga paljudel on, ütleme, kilpnääre, liigesehaigused, eks ole, hammaste lagunemine. Sellised asjad, mida inimene mõtleb, et see ei ole ju üldse gluteeniga seotud, aga see ongi see, et see tekibki täpselt nii, et maksas kõiksuguseid asju, et ma ei ole ise, eks ole, arst, et aga tegelikult on see hästi-hästi palju asju, mis sellega võib kaasneda, mida inimesed ongi nii, et ta lähebki arsti juurde, tal on liigese probleemid, aga loomulikult arst hakkab tal ju ravima, liigeseid, eks ole, ta ei jõua, eks ole, selleni midagi paremaks ei lähe. Ise ma täpselt samamoodi kunagi aastaid tagasi käisin arsti juures, mul oli siin juba lausa küünarnukil muna tekkinud, liiges valutas käsi, vaat umbes need hommikul ei saa enam juukseidki kammida. Läksin arsti juurde, arst ütleb mulle niimoodi, et võtke suvel päikest, küll läheb üle. Et see on, see oli küll, ütleme, aastaid tagasi, ma ei tea, mis tänasel päeval on. Et aga nii see oli, et ja kui mul oli küünarnukkidel, mis on ka tsöliaakiale omane, et kui see on diagnoosimata, tekib selline lööve, siis ma käisin arsti juures, ta ütles niimoodi, et loomulikult, et see on pesupulbrist. Pesupulbrist paljudel on allergiad, eks ole, et loomulikult, et sa ei tea ju tegelikult, mis sul võib olla. Ja nii ongi, et ma olen kindel, et see juba oli ka mul varem, aga lihtsalt keegi ei tulnud selle peale ja tegelikult ma ise avastasin seda ajakirjast lugedes, et sellised ja sellised asjad on, et ma tundsingi, et mul on täpselt sarnased need tervisehädad, aga tegelikult kui on selline A-tüüpiline, ongi liigesevalud ja sellised seal kilpnäärmega, ma olen nüüd lugenud väga paljud inimesed, kes saavad kilpnäärme, saab üldse terveks, et kui nad mingi aja üldse on niimoodi, et isegi kes on siin tablette tarvitanud ja saavadki terveks sellest, et lihtsalt kui korralikult dieeti pidada, seda gluteenivaba dieeti. Et aga mida ma olen ka kuulnud, et on see, et kui näiteks tegelikult psühhiaater peaks jälgima seda, et kui inimene tarvitab, ütleme, neid antidepressante ja ta ei saa abi, siis juba ongi see, et tegelikult tulekski, ongi täpselt see tsöliaakia testimine tegema, sellepärast, et kui tal on, ütleme, see peensoolene tatud hävinenud, siis tegelikult need raviomadused, mis sellel ravimil on, need ei jõua täpselt samamoodi organismi, et inimene võtab need ravimeid, aga tegelikult see temani, ütleme, mingit kasu efekti sellel ei ole. Tegelikult on ka see, et see, ma ei tea, mina olen lugenud isiklikult, et mingi 10%, et on niimoodi, et on depressiooni, aga tegelikult ma arvan, et see on kindlasti ka üks selline asi, mis on väga uurimata valdkond, et see tänasel päeval on, eks ole, ütleme, et see on siis tsöliaakia haiged, aga nüüd on ju siis mitte tsöliaakia gluteenitundlikkus, see tähendab seda, eks ole, et nendel inimestel tänasel päeval peensoole atud ei hävine, aga kas nad ühel päeval hakkavad hävinema, et kas sellest mitte tsöliaakia gluteenitundlikkusest tuleb tsöliaakia, seda ei tea tänasel päeval teadlased üldse, sest kunagi arvati, et inimesed mõtlevad välja, et ta ei talu gluteeni, kuigi tal peensool oli, eks ole, korras. Aga nüüd on aru saadud, et tegelikult on olemas selline vorm, et mina lugesin, et just kõige lihtsam on öelda, et nagu joon laual, et ühel pool on need terved inimesed, kõige teisel pool siis otsas on tsöliaakia haiged ja keskel on need mitte tsöliaakia gluteenitundlikud, et näiteks ole mingil määral ta võib taluda, aga temal veel peensool ei hävine, aga seda, kas ta nüüd kaldub lõpuks sinna tsöliaakia haiged, seda ei tea mitte keegi. Et tihtilugu on ka veel sellised asju, et inimestel on need hädad olemas, et aga ta läheb neid teste tegema ja tegelikult üldse veel ei näita see veri ega peensool ei olegi veel nii kaugel, et on olemas selliseid juhuseid küll, et näiteks ta on, nagu öeldakse, et geneetiliselt päritav, et näiteks kui on suguvõsast kellelgi, et siis tuleks lähisugulastel kindlasti 2 aasta tagant vähemalt teha need proovid, et mul endalgi tütar on teinud nüüd ikka mitmel korral, et praegusel hetkel
proovikul ei näita seda, et aga see ei tähenda seda, et ta nüüd ta ei pruugi tsöliaakia haigeks jääda, et ühel päeval võib see juhtuda. Aga ma olen lugenud ka selliseid juhuseid, kus on nii, et inimesel on näiteks ema oli ja tütrel oli aastaid, olid tal sarnased sümptomid, aga ikkagi tsöliaakiat ei näidanud ja läks aastad mööda ja lõpuks alles näitas see veri ja peensool, et tal on tegelikult tsöliaakia, et selles mõttes ma arvan, see on nii avastamata, alles uurimata kõik see asi, et aga näiteks sõja ajalgi, kui oli leiva ja puudus, siis avastati, et ühed inimesed said terveks ja kui uuesti tuli, siis see leib näiteks tuli seal toodi, et siis need inimesed uuesti jäid haigestusid ja siis hakati ka avastama, et midagi on seal leivaga seotud, et aga inimesed, ütleme nii, et sel ajal arstid ja keegi ei teadnud, mis selles leivas konkreetselt on, et mis see haigeks teeb, et see on ka asutus, ma ei tea, mis hetkel nüüd see täpselt selgeks on siis saanud, et see nüüd see nisu, ruki, soder, kaer on keelatud, aga iseenesest on olemas nüüd gluteenivaba kaer, mis osadele tsöliaakia haigetele sobib, osadele mitte. Et see on ka nii, et proovimise küsimus, et osad riigid ütlevad, et nad soovitavad seda kaera, osad mitte, aga tegemist on kindlasti siis selle gluteenivaba kaeraga, et mitte mingil juhul ei tohi segamini ajada selle tavakaeraga, et see on igal juhul kõigile keelatud. Et on inimesi, kes meil on siin proovinud ja on siis tõesti, et need proovid on õige kiiresti korrast ära läinud. Et selles mõttes need proovid näitavad ka, et on mõistlik käia ikka nii aastast korra ennast kontrollimas, et siis on näha, kas seda dieeti on ikka korralikult peetud, sest et kodus võib ju jälgida, et aga ikkagi mingil määral võib ju seda saastumist toimuda kuskil väljas süües või et seda ei tea kunagi. Ausalt öeldes, et ega ma arvan, et seda ei teatagi nii täpselt, et vahepeal räägiti 2% elanikkonnast üldse üle maailma, et aga nüüd arvatakse, et võib isegi olla kuni 4%, et see, ma arvan, et see gluteeni talumatus kui selline, et see mitte tsöliaakia gluteeni tundlikkus või see on nüüd kindlasti seda on kindlasti nii palju, et paljud inimesed esiteks ei lähegi üldse neid teste tegema. Selles mõttes, et tsöliaakiat diagnoosida, sest väga paljud inimesed arsti juurde ei lähegi. Selle mõttega, et perearsti juurest ja gastroenteroloogide juurest pole aastaid abi saadud, siis minnakse toitumisnõustaja juurde, nemad teevad, eks ole, need testid, mis tegelikult ei ole päris õige, et ikkagi alati tuleks tsöliaakia kõigepealt välistada. Aga kunagi inimene teeb ise oma valikud, et siis kunagi ei tea. Ja siis muidugi väga paljud ju jäävadki diagnoosimata ka tsöliaakia haiged sel juhul, et lihtsalt nad peavad siis seda gluteenivaba dieeti ja samas, kui inimene tunneb, et ta tunneb ennast paremini ja ta on tervem, siis miks mitte, et loomulikult. Peab ütlema, et 13 aastat läks selleks, et saada osta valmis pitsat, et ma ei olnud seda saanud, et see oli midagi tõeliselt vapustavat tõsiselt, et tavainimene ei tule selle peale, et sa lähed poodi või kuskile ja see on iga päeva lettides igal pool olemas. Et aga see oli minu jaoks oli niimoodi, et ma läksin koju ja ma hakkasin seda sööma ja siis mulle tundus, et ma sööks, ma ei tea, kui mitu pitsat ära, et algul, sest sa ei ole seda lihtsalt tõesti 13 aastat saanud, et see on uskumatu ja kui ma selle esimese pitsa muidugi ära sain, siis tegelikult muidugi rohkem ei mahtunud, sest tegelikult see pitsa on hästi toitev ja hästi hea. Et selles mõttes, et ma olin ka algul kindel, et selline õhuke põhi, et see kindlasti on mingi hästi kuiv ja kõva ja sest, et kaubanduses on nüüd küll ka müügil sellist külmutatud pitsat, aga see ei ole üldse võrreldav selle pitsapoiste pitsaga. Et see on hoopis midagi muud, et see on tõesti selline naturaalne ja mõnus süüa. Ja ausalt öeldes ma jälgisin ka hoolega seda, mismoodi see teenindaja seda pitsat valmistas, et ta oli tõesti väga teadlik, et ta pesi vahepeal käed ära ja kõik, et ta vahepeal just õpetas seal ühte teist meesterahvast seal välja ja siis ma just jälgisin, et kas ta nüüd peseb käsi või ta ei pese, et siis ma oleks märkuse teinud, aga ei, et ta oli väga teadlik sellest, et ju ta oli väga hea koolituse saanud, et selles mõttes oli hästi turvaline süüa, sest paljudes toitlustuskohtades, et kui ka lähed tellid gluteenivaba toitu, et siis tegelikult on see puhtus ei ole sugugi garanteeritud, et väga paljud inimesed on saanud ikkagi tugeva mürgistuse, sest see gluteeni tundlikkus on inimestel väga erinev. Osad inimesed on isegi on siin meil seltsis rääkinud, et satuvad isegi kiirabisse, et nad on haiglasse viidud selle tagajärjel,
et mõni inimene on mitu päeva tõesti voodis pikali, et ta ei olegi suuteline liikuma, et kõhukrambid ja mida kõik, et see ongi see, et inimesed, kes seda tihtilugu ei ole selle haigusega kursis, nad ei tule selle peale, et see väga väike kogus on tegelikult hästi juba see tsöliaakia haigele tegelikult hästi oluline, et tegelikult seda tuleb vältida